Tere, mina olen Andri. Mina olen Siim. Mina olen Martin. Ja täna me siis hakkame tegema võilillepärgasi. Võilillepärga. Kas keegi oskab teha võilillepärga? Natuke. Oskab natuke teha? Mina oskan ka natuke. Niimoodi, et esimesena asjana, et lähme korjame siis võililled. Miks nii? Kollased juuksed, rohed. Me oleme suured mehed juba. Ma sõin ükskord isegi karvitsat. Jah, üksinda sain. Vatka poti jälle. Ja no proovime siis. Kas me proovime kõik enda tehnikat kasutada või siis keegi õpetab? Proovime enda tehnikat pigem. Okei. Kes teile siis õpetas? Mulle õpetas tädi Anita. Tere, tema on Anita, keskastme spetsialist, administraator spordialal. Spordijoones, milliste spordijoones? Jah, kas sa oskad pärga teha? Oskad? Kindel? Nii. Jah. Äkki sa oskad midagi rääkida, vaat see on ikka naisterahvas. Mina oskan seda rääkida, et vanasti kui karjalapsed istusid karjamaal ja valvasid lehmi, siis kui lapsed istusid karjamaal ja valvasid lehmi, siis juba iidsest ajast lapsed tegid karjamaal ajaviiteks võilillepärga. Kes sinule õpetas pärga tegemist? Minule õpetas minu vanaema tegema minu vanatädi ja siis minu ema. Pärg on ikka, nagu ütleme, võilil on juba see odav materjal, ütleme niimoodi, et loodusest kõigile võtta, aga pärg on ikka nagu, et pärja traditsioon on, et pärjatakse millegi ilusa, hea ja pärg on ikka armastatud pähe panna, eks ole, et nii nagu võitjatele või millegi krooniks pannakse jah, pärg pähe või kui keegi on ikkagi millegi hakkama saanud, aga see on selline lastelõbu rohkem. Et siin on lihtsast vahendist looduses saab iga lapsele pärja teha ja näiteks oma sõbrannad siis nagu pärjata millegi eest. Et me teeme ka siis pärjad ära ja siis pärjame. Jah, pärgate kedagi. Leiate siis kellegi lemmiku või? Karjas vist pärjati siis lehmi. Lehmadele pandi ka pähe, ei, pandi küll, tegelikult pandi ka lehmadele pähe ja lapsed valisid siis välja lemmiklehmad veel ja lemmiklehmale pandi tavaliselt see pärg pähe. Töötame siin. Tegelikult ka. Liinlased müüsid ühe või. Aga aitäh sulle. Aitäh, ma lähen lastega edasi. Jah, olgu. Kõigepealt on vaja pika varrega võililli. Kõigepealt võta esimene võilill, siis teine võilill ja keera varr ükskord ümber esimese võilille varre. Nii, nüüd võta uus võilill ja keera selle varr samamoodi. Kui sa oled pärja õige pikkusega saanud, siis tee viimase võilillega sõlm. Põhimõtteliselt minul tuleb sihuke pärg, ma ei tea, kas ta ikka tuleb välja, sest mul saab siit lõpp otsa. Milline sinul tuli pärg? Vanust sarnastasin. Vaat, aga ma arvan, et meie tahaksime siis tulevastele noortele ka, nüüd ma arvan, sina tahaksid ka õpetada pärja punumist. Et me natuke lähme veel vist õppime ise ka, aga põhimõtteliselt idee on olemas.